miks alkoholi joomise tagajärjed silmad on paistes, sellepärast, et keha siis alkohol surub siis kasvuhormooni, mis tegelikult taastab nahka kõike. Võta ära 2 pokaali veini, vaata, kuidas su uni on. Ja tavaliselt alkoholiga unega on see, et kui minu pulsisagedus ütleme, et 48 lööki minutis magamise ajal ja nüüd, kui sa juhuslikult äkki siuke olnud alkoholi, siis pulss võib olla kõrgem kohe. Ja kui pulss on kõrgem, siis taastumine kohe kehvem. Ja natukene kehatemperatuur vist ka kõrgem, täpselt, 0,2 kraadi. Aga me varem seda ei teadnud, me varem võib-olla ei arva, sest me hommikul ärkame üles, me võtame kohvitassi sisse, me paneme tööle, et me ei pane tähele. Siis, kui sa õhtul jood, su keha ei taastu ja sa näed vana ja kole välja. No, mis on kui hea ja otsekohane. Naiste jutud. Armsad naistejutude sõbrad, täna me räägime kõige olulisemast asjast elus ja see on uni. Hea uni, kvaliteetne uni ja te ei kujuta ette, mida kõike see mõjutab. Ja ma ütlen, aastal 2026 mu suurim kirg, kõige põnevam amastusretk on unemaailma. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas selle teema asjatundja, keda soovitasite armsad kuulajad teie ise, sest ma küsisin teilt nõu. Ja nüüd on mul saates Timo Oja, kes on unekoolitaja ja tervisliku eluviisi suur entusiast. Tervitus, Timo! Tere, Kristina! Mis tunne on olla naiste juttudes? Mõnus, välja puhanud, uni oli hea. Tihti teinekord ei ole. Et kui tekib mingi ülemõtlemine, siis ärkame öösel ülesse. Et ma pean välja puhkama. Sa lähed kohe teemasse, väga professionaalne. Sa oled ennem kuulanud ise ka paari osa. Et kuidas sul on meeldinud, et see formaat, kogu see olemine? Väga professionaalne, me siin pildistasime ja ma polnud valmis selleks, et väga ägedat asja ja järjepidevalt. Võt see on see põhiline asi. No võt, see on iga asja juures pluss. Aga mina selle kohta võib-olla on nüri ka. 100 aastat samas suhtes, hästi pikad töökohad, sõbrad, lasteaiast saadik. Ja esimene parim sõbranna, kellega me saime tuttavaks 3-aastasena, no siiamaani oleme joped, no kuule, äkki see on veits nagu Põhjamaa nürimeelsus ka. Minu on kõik teistpidi just, mul on nii muutlik elu kõige koha peal. Siis peab vähemalt olema hea uni, aga hakkame kohe aast peest peale. Uni, mida kõike see mõjutab? Sina asjatundjana saad meile kõigepealt siukse kiire sisseviskaja pilgu anda. Sest inimesed teinekord arvavad, et uni on lihtsalt uni. Ma arvan, nüüd see teadlikkus on suurem, hästi palju räägitakse, kõik teavad, et see on see baasväli, ehk siis kõik see vundament hakkab sealt peale. Aga ma arvan, pigem on see, et me ei pane tähele enam, et kuidas me tunneme ennast, kui me oleme välja puhanud ja kuidas me siis tunneme siis, kui me ei ole välja puhanud, et me saame ennast ergutada kofeiiniga hommikul üles, et meil nagu läheb nagu mööda see. Ja kuidas ma nimetan, siis uni on nagu Sveitsi taskunuga, ta on nii multifunktsionaalne kehale, ta teeb kõike ja see on väga koolitusti nagu pikalt ei räägigi, sest me teame seda. Aga pigem on nagu see, et miks me siis ei lähe õigel ajal magama, miks me ärkame öösel üles, need on need põhipõhjused, ma arvan, mida inimesed taha nagu teada, et okei, ma tean, ma pean selle telefoni varem ära minema ja magama minema, et tegelikult hästi palju läheb sinna tegelikult harjumuste tasandile. Ja kas vastab tõele, et meie igapäevaharjumused on väga unevaenulikud? Jah, meie keskkond on ju tohutult muutunud. Kristjan, mäletad seda aega, kui sul seinas olid plakatid, kas sul olid või? Jah. Et olid, keda kuulasid Backstreet Boys, Spice Girls? Ei. No mul ei olnud nagu, kuna ma maalin lapsest peale, siis mul oli rohkem nagu maalid, aga ma mäletan seda aega küll, et kui sa tahtsid minna sõbraga õue, siis sa võtsid palli kaenlasse ja käisid 5 ukse taga kella andmas, enne kui kellegi kätte sõid, sest telefoni, isegi lauatelefoni ei olnud. Et see ongi keskkond hästi muutunud see aeg, kui mina olin ka väike, mul oli plakatid seinas, kuulasin Linkin Parki esimest kassetti, kerisin pastakaga vahepeal ja et sellel ajal oli see magamiskeskkond hästi unesõbralik. Et meie vanemad ei pidanud teadma umbes, et mingit uneteooriatest. Me magasime seal, lehitasime igavusest kontuantilet võibolla ja oli hästi turvaline, aga nüüd see keskkond hästi palju muutunud, et me peame tegelikult tooma seda teadlikkus, et mis on need evolutsioonilised tarkused, mida me peaksime pöörama tähelepanu. Nii, aga mis need on?
Hakka algusest. Meil on terve saade aega. Jah. Noh, kõige tähtsam üldse kohe alguses, mis ma toon välja ja mis on see kõige tähtsam asi, mille pöörad tähelepanu, regulaarsus. Kas sul näiteks, Kristina, on nagu kindel nagu selline magamineku aeg, sa tead, kui sa ületad seda aja, sa kohe tunned, et see nagu mõjutab? Regulaarsus, see peaks siis olema nagu rütm. Täpselt see nagu siis, kui meie väiksest pääst koolis käisime, oli meil rütm, kuigi vahetab olime paar tundi üle ka, lugesime taskulambide tekil raamatut. Aga ma ütlen 1000%, issand, me oleme ikka meile piigeldada, aga jaa, see on püha tõde. Ja see on püha tõde, et see leida üles enda jaoks sobiv ja õige rütm ja see on minu selle aasta heureka hetk. Ja mis keel sul on siis praegu? See nüüd tuleb üllatav vastus. Mina ise olen elanud terve oma elu ära siiamaani olles unetu, kes magab väga vähe ja ma arvasin, et see ongi mulle okei. Ma hakkasin kaugemalt peale, ehk kui ma olin 30-aastane noor karjäärimutt, on ju, ma tegin pika tööpäeva, siis oli mul veel moetööstuses, siis olid mul võtted, pikk tööpäev võis lõppeda kell 2 öösel. Siis ma läksin tiimiga pidutsema. Me lõpetasime kell 8, sest siis visati vist viimane ahv klubist välja. Siis me läksime vahetval hommikust sööma kuskile ja tantsisime laua peal edasi. Siis ma käisin ära kodus duši all ja läksin uuesti tööle. Ja niimoodi võis juhtuda mul mitmel päeval nädalas ja niimoodi ma keerasin oma une täiesti sassi, nii et mul keha oli kogu aeg sellises nagu kerge ärevuse seisundis, mis tõttu ma ei saanud aru, et ma vajan und, sest et ma mõtlesin, et ma saangi nii ja nüüd tuleb kõige nõmedam koht, mille eest ma olen nagu väga tänulik, et mul lõpuks see tarkus kohale jõudis. Ma olin uhke selle üle, et ma niimoodi toimin. Ja täielik iseenda hävitamine, ma väga imestan, et ma nagu olen peaaegu adekvaatne inimene peale sellist eluviisi, et seal ei olnud mängus mingeid aineid, stimulante, selliseid asju, vaata, sest tihtipeale mul tuttavatel sõpradel ja moetööstuses oli ikka neid, minul ei olnud, ma ei ole kunagi ühtegi sükst asja teinud. Vaid lihtsalt mul see loomupärane energeetika ja ma lihtsalt väänasin seda. Ja see on see taust. Ja siis ma arvasin, et ma ei saagi varem magama minna, kuna uni ju ei tule. Ja ühel hetkel keegi tuttav ütles mulle, et aga proovi, mine varem. Ja siis ma läksin nalja pärast lihtsalt, ma läksin mingi 9:30. Ja ise veel olin täitsa siukest skeptik, et vaadake nüüd ise, et kuidas mul uni ei tule. Ja tuli. Ja nüüd ma olen hoidnud seda rütmi. Ma lähen magama kuskil keskelt läbi 9:30 vahel. Kuna sa selle otsuse vastu võtsid, miks just nüüd näiteks, kas sa nägid midagi või kust tuli see otsus? Minu elus tuli see otsus sellest, et mina sain aasta alguses kingiks endale aura sõrmuse. Ja see ühesõnaga auraga meil pole mingit koostööd, siin ei ole makstud reklaami, kuigi te võite mulle kirjutada aura vennad, et vaata kui tore. Aga ühesõnaga stress hakkas loperdama ja mulle ei meeldinud see stress ja siis ma tahtsin teada, mis siis mul sees toimub ja see hakkas mulle näitama, et minu seda uneasja, kogu seda stressi võimekust, kogu see vastupidavust, ta mõõdab kõike seda. Ja siis ma ühel hetkel otsustasin, et kuule, see seis on ikka natuke nadi, mis ma saaks teha, et seda paremaks teha, teadus hakkab sulle ju kohe soovitama ka. Ja siis ma otsustasin proovima hakata. Ja hakkasin proovima ja see oli lihtsalt kuidas ma seda kirjeldan, see on nagu 2 elu, need on täiesti erinevad maailmad, milles ma elan. See on sinu elu sellises maailmas, kus sul on pidev unevõlg, kus sul on pidev kõrgenenud ärevus, kus sul on kogu aeg selline nagu ma vajan stimulanti, ma vajan kohvi, ma vajan šokolaadi, ma vajan mingit teravat elamust, ma kogu aeg pean ennast nagu nii-öelda kütma, see oli see maailm, kus ma olasin enne. Ja nüüd, kus ma magan normaalselt, ma ei vaja mitte mingit stimulanti, mul ei ole mitte mingit maguseisu, mul ei ole mitte mingisugust kohvikiiksu, ma võin seda nautida, ma võin seda ka mitte juua. Mul ei ole üldse sellist asja vaja ja mul on jumala super hea olla.